Korrespondent Jüri Liiv! Läbi sümboolse kuulirahe on eetrisse tulema siis rindekorrespondent Jüri Liim ja me saame kohe ka kuulda, kas tema hääles on teatud selline pettumusnoot peale valimisi. Palun, Jüri. Tere hommikust. Ei, ma ei ole pettunud, nagu ma sulle ütlesin, et ma ikkagi hingan veel, nii et lugu ei ole midagi. Kõigepealt muidugi ma õnnitleks teid edukate valimiste puhul, tegelikult mis nüüd enam viga, vanad kompetentsed kommunistid jälle võimul ja kõikidele hea elu tulekul. Raha juurde on ju lubatud õpetajatele, arstidele, kultuurirahvale, nohtele ja lapserikastele peredele, pensionäridele ja jumal teab kellele kõigile veel. Nüüd siis jääb üle on toodata. Ja tegelikult läheb ju nüüd lahti portfellide jagamiseks. Andrus Öövel võib saada kaitseministriks. Soov oli küll olla siseminister, kuid sinna pürgib Edgar Savisaar, muidugi juhul, kui tekib koalitsioon. Välisministriks hakkab Endel Lippmaa, põllumajandusministriks Arvo Sirendi või Arnold Rüütel. Viimasest võib saada ka spiiker, tulevikus aga kindlasti president. Vähi oleks küll kohta soovinud anda Ülo Nugisele, kuid parempoolsete seis on teatavasti üpris räbal ja segane. Ometi oleks neid Vähil väga vaja olnud. Värvikese Porsche on vaja lisada kas või näpuotsaga parempoolsuse pipart. Edu sisäradele. Siiski on need kohad esialgsed ja võivad minna ka ümbermängimisele. Palju raskem on luua koalitsiooni. Teatavasti ei soovi koonukad, koonderakondlasi on niimoodi poliitiliste ringkondades ära ristitud. Ja on seda ka kategoorilis toonis välja öelnud. Ei mingit semmimist Isamaa, RSP ja mõõdukatega. Praegu unustatakse, et just hilisemad Isamaa liikmed upitasid omal ajal Savisaare kohale võimule Vähi. Ollakse valmis koos olema reformimeestega ja nagu ütlesin, praegu veel olematute parempoolsetega. Omalt poolt on jälle reformi vastu koonderakondlaste valimisliidu kaaslased maamehed. Need on öelnud, Pankur Kallasega nemad kokku ei lähe. Vastasel juhul lahkuvad liidust. Neid aga on vist 24, konnukaid kõigest 18. Liidame 18 konnukale 19 reformi ja ei saa kuidagi kokku vajalikku 51. Tuleb appi kutsuda kellegile vastikud isamaalased, RSP-lased ja need mõõdukalt nälgivad. Ikka kipub arv kahtlaselt kõnaks jääma. Kutsuks appi Saviarmee, aga sellel on jälle vastu isamaalased ja teised ühisrindemehed. Omalt poolt vaatab ka Vähi Savisaar pika mokaga. Kuidas sa seda kuumakaalikat ei veereta, väljapääsu ei ole. Tuleb kokku minna konnukatel maakatel Saviarmeega. Sellega seoses välismaa reageeringud aina üheselt süvenevad. Kollitab vasakpoolsuse tont. Moskva ongi niimoodi juba avaldanud, kommunistid tulid Eestis võimule. See on 3, kui mitte 4-kordne ringmäng. Et olukorda lahendada peab toimuma ime või poliitikutele ajud tagurpidi sassi minema. Pöörduvi ennustajate poole, aga ka nendega on valik väike. Ennustajad on ju ka erakondade vahel ära jagatud. Valimiste ajal kogesin, et isegi minu tänav oli jagatud vasak- ja parempoolseks. Üks pool ühes, teine teises valimisõja uskonnas. Kui ennemalt oli Toompea parlamendihärradel heaks kombeks jalgpalli nime all poliitiliste vastaste koibi togida, siis nüüd on seaduseks. Igal tublil parteil peab olema oma laul ja laulumees või naine. Ennustajate kasutamise osas on eeskuju ida pool olemas. Ja kus siis mujal? Boris Jeltsin kasutab pidevalt ennustaja abi. Selleks on keegi Tšuna Davitashvili. Ja Tšuna on teatanud. Boris Nikolajevits on väga lihtne inimene. Selgelt nägija, kuvastab Jeltsinile pidevalt astroloogilisi horoskoope, mille järgi see lihtne inimene käitub. Samuti annab ta ennustusi horoskoope kaitseminister Gratšovile. Muide, kaitseministeeriumi kindralid koostavad tihti peale Ameerikas saadud armee arvutite peal endile horoskoope. Huvitav, kes siis tegi Tšetšeenia kampaanias vea, kas selgelt nägija või arvuti, nii et ka ennustamistes ei saa olla millestki kindel. Annan ühe väikese lohutava ja päästva, nüüdseks nagu veidi ära unustatud võimaluse. Ma räägiksin magneti imest magnetkäevõrudest. Magnet, see on vulkaaniline saadus, mida
ja mille toimet õppisid iidsetel aegadel esimestena tundma jaapanlased. Nemad kandsid seda maagia valdkonda, mis avaldab teatavasti toimet inimesele. Iidsed käsikirjad pajatavad, et magnet toob inimestele jõudu, edu ja võimaldab suunata saatust. Vanal ajal loeti magneti valdajaid saatuse väljavalituteks. Kaasaja teadus on kinnitanud. Magnet avaldab sügavat mõju inimesele, selle metalli nähtamatu jõud juhib inimtegevust ja ka tema toimet ümbritsevatele. Magnet käevõru või ese taastab omaniku magnetvälja ja kaitseb inimese aurat välismõjude eest. Tema toime on, paigaldab terve organismi tasakaalu ja mõjudes ümbritsevaid inimesi. Magnetese toob teile edu sotsiaalses ja finantssfääris, edukust, füüsilist ja vaimset tasakaalu, sõprust ja uusi tutvusi, õnne mängudes ja armastust. Mina ei tea, kas siin ei kehti siis reegel, kellel veab kaartides, sel ei vea armastuses, juhul siis ei kehti. Koheselt see vahend imeliselt ei mõju. Ta ei vabasta teid koheselt elumuredest, kuid ta annab võimaluse suunata, nagu ma ütlesin, oma saatust, ta parandab enesetunnet, kanda teda tuleb nii, et metall puudutaks nahka ja kogu lugu. Paistab, et see on meile ainus päästevahend. Ja lõpetuseks. Paar paugutustaadet tagasi rääkisin spionaaživahendeist ja kuidas neid inimeste vastu kasutatakse. Kuis neist avastada, kuidas neist hoiduda. Peale saadet sain mõned märkused, miks nii tõsiseid riiklikke asju avaldan. Paraku ma ei ole valitsusametnik, nii et selliste saladuste hoidmise vajadus ei kehti minule. Üsna arvukalt päriti lihtinimeste poolt. Kas taolistele kallitele vahenditele aseaineid ei ole? Ega ei ole küll, kui mitte arvestada talupoeglikke võimalusi. Kui tunnete elavat huvi naabrite tegevuse vastu, siis on ju olemas selline vana hea asi nagu lukuauk. See on nagu odav videoaparatuur, näeb ja kuuleb korraga. Vahe on ainult selles, et aparatuurist ei torgata teie vahtivste silma, kogemata näpuga. Videovõimalusi on veel, seda eriti paneelelamutes. Tõelise kuulmise ja nägemise tõhustamiseks on vaja ainult veidi paneelitahvite vahel turitseda ja kuuldavus nähtavus missugune. Eriti head kuulamisvõimalused on arstidel. Suurepäraselt sobib kuulamiseks tetaskoop. Panete otsad kõrva ja otsite seinal kõige parema kuuldavusega koha üles. Kellel ei ole sellist asjandust, võib võtta teeklaasi ja suruda see lahtise poolega vastu seina. Pange kõrv vastu põhja ja otsige arsti moodi parima kuuldavusega koht üle. Põhiline on jälgida, et te klaasi konjakit ei unustanud, rüüpake see ikka enne ära. Kuulmiseks võib kasutada ka trehtlit, vana grammofoni toru, pasunat, ma ei tea, kas seda peab ennem sirgeks puhuda. Kes soovib võimendada kuuldavust, võib võtta metallist pesukausi, panna klaas upatus muidugi vastu seina. Kes soovib veelgi võimendada, võtku juba plekist vanni kasutusele. Head vanni kolistamist siis. Jätkame. Miks kasvavad küpresse